veresoonk satub verre, kleepuvad eriprotsüüdid kokku. Veres moodustuvad trombid, mis ummistavad mikrokapillaare. Kapillaare paisuvad ja lõhkevad. 100 grammi viina tarbimisel sureb igaveseks ja pöördumatult mitu tuhat ajurakku. Iga pidusöögi ajal 10 000. Surnud ajurakud erituvad uriiniga järgmisel päeval. Hoolitse enda eest. Jätkub! See on alles algus. Rohkem infot tuleb peagi. Subtiitrid. Meie usk ei ole ühesus ega mitmesus, kuna kõrgeim on üks ja paljuselt ilmutatud in its essence. In a whiteheart is truly indeed in many forms. And peace is the great mystery and simultaneously the solution. Me kõik oleme praegu süsteemsed mõtlejad. Läheneme igale ülesandele kompleksselt. See on lihvitud paljude tuhandete aastate jooksul, tänu millele meie esivanemad ellu jäi. Maa peal oli üle 20 tsivilisatsiooni, siin on 20 ust ja meie väidetavalt ei ole esimene. Võib-olla mitte viimane, kui ajalugu on alati kirjutanud olemasoleva valitsuse vabaduse. Meie esivanematel ei olnud ajalugu. Ajaloolased ütlevad, et ajalugu algab Venemaa ristimisest. Põhimõtteliselt on nad õiged ja ajalugu ristimisega, kuid ka enne Venemaa ristimist oli meie esivanemate pärand. Ja need, kes räägivad meie esivanemate pärandist, nimetatakse jumalateotajateks. Jumalateotajad, need on jutustajad. Jumalateotajad, need on müüdid, pelminid ja jumalateotamine on jutustamine sellest, mis oli enne, kristlust. Seetõttu ütlevad ka kristlased, et seda ei tohi teha, see on jumalateotus. Kuid nende jaoks on jumalateotus halb. Neie jaoks aga vastupidi. Jumalateotus on hea, ajalugu aga halb, sest kõik on rajatud lombile. Meie esivanematel on tohutu pärandlik kogemus mitte ainult sellel planeedil elamisest, vaid ka kogu kosmoses. See tähendab, et nad olid mõõtmatult targemad, arenenud. See tähendab, et nad olid evolutsiooniliselt rohkem arenenud kui meie. Ja kõik need teadmised, kogu see kogemus edastasid nad meile kirjalikult. Selliseid raamatuid nimetatakse vedadeks. See tähendab, et sõna otseses mõttes vedada tähendab teada.
Seetõttu, teades, et selline Svarogi öö saabub ja et me oleme sellises uinunud seisundis, edastasid nad meile kõik need kirjalikult oma käsud ja seadused. Need raamatud nimetatakse vedadeks. Tahan anda teada kohalikku teadust, teada ei tea ja nii edasi. Kokkuvõtte see, mis on püha valgusega, õiglane see, kes elab õigete seaduste järgi, stiidsete vedade järgi ja nii edasi. Lisaks iidsetele vedadele, algsetele eksisteerivad ka kaasaegsemad tõlked. Seda nimetatakse juba vedalikuks kirjutiseks. See tähendab, et kui need sisaldavad ratsionaalset tuuma nende algsete vedade kohta, siis see kaasaegne kirjandus kuulub samuti vedalikesse kirjutistesse. Vedade, nagu ka piibel, eksisteerisid. Väikestes raamatutes, ütleme nii, eraldi oli piibel, eraldi psalter, eraldi apostlite teod, eraldi olid evangeeliumid, eraldi Vana Testament. Ja need ühendati alles 18. sajandil ühte raamatusse, mida praegu nimetatakse piibliks. Kõige täielikum Vana Testament, mis on kokku kogutud, on aastast 1080 Kristuse sünnist. See tähendab, et vanemaid, nagu öeldakse, ei ole. Kui öeldakse, et piibel on peaaegu 3000 aastat vana, siis tähendab see, et esialgseid allikaid ei ole. Ja kõik on näinud piiblit ainult selles variandis, milles see müüakse poes. Veelgi enam, kui võtta mitu piiblit, siis isegi tõlked erinevad üksteisest. Vedad hoiti samuti igas suguvõsas. Need olid erinevates kirjalikes vormides. Santi, tragi ja harati kujul ja juba 20. sajandil. Esiteks anti need välja eraldi brosüüridena 44. aastal, kui Stalin tegi sõja ajal leevendusi. Tehti tõlge vanast keeles kaasaegsesse keelde ja 90ndate lõpus tehti otsus teemade kaupa. Mitme raamatu ühendamiseks. Ilmus esimene raamat Slaviano Aria vedad, kus olid Peruna Santi vedad ja saga inglinite kohta. Aga inglite saagat hoiti Skandinaavias, samas kui Peruni vedade Santi olid siin Siberis. Aga nad ühendati selle alusel, et nad kirjeldavad ühte ja sama. Iidne ingli pühapaik, kui palju oli preestreid, kus asus Asgard ja muud valguse raamat, kuhu kuulus. 4 harati ja tarkuse sõna valhva velimudra. See tähendab, et haratit kanti kirjakoruna struuni kirjaga. Ja tarkuse sõna valhva velimudra oli kirjutatud glagolitsas, mis on samuti slaavi kiri. 3. raamatu vette oleme kokku kogunud kõik, mis puudutab just meie vana usku. Kuna rahvas peab teadma, et vanal usul ei ole mingit müütilist nime, mida paganlus on välja mõelnud. Või nagu me igapäevaselt ütleme, vana usk, vaid on omaette nimi, mis edastab selle, sisemise, olemuse. 4. raamat, see on just eluallikas, stiidne pärimus, mida on hoitud Pelivodja suguvõsades. 5. planeeritud raamat, see on Jumala arvuring, sest meie slaavi süsteem, universumi, maailma ja inimese nägemiseks. See tähendab, et kui öeldakse, siin on slaavi horoskoop, slaavi sodiaak, siis slaavlastel ei olnud ei sodiaaki ega horoskoopi. Slaavlased on alati kasutanud oma sõnu ja ei ole kasutanud võõrkeelseid. See on väga oluline, kasutada oma keelt. Eriti kui jutt on keele kujundlikkuse taastamisest, mis ei ole tekkinud, primaatide häälitsustest. Aga milline teaduslik struktuur taga on? Ta pole üldse igavene Soltsevski. Aja Emane ja Volokvinski, tänan teid. Filoloogidega sellel teemal võistlemine muutub järk-järgult, veel üheks Vene meelelahutuseks. Kuna teadlased ammutavad teadmisi ametlikult seadustatud müütidest, siis rahvas elust. Üldiselt öeldes me teame midagi. Me ei tea kõike, teadlased, aga me teame midagi. Me teame, et meil on selline teadus nagu etümoloogia. Me teame, milline sõna millestki on pärit. Me teame, et muistus koosneb eesliitest kord ja juurest muistus.
jah, etümoloogiliselt. Seal ei ole mingit korda ja seda pole kunagi olnud. Nii, mõelda saab ainult absoluutne. Profaan. Te olete absoluutne profaan. Kui te midagi ei tea, tuleb võtta sõnaraamat ja vaadata. Ja alles pärast seda ajada rahvale segadust. Aga te annate talle seda läbikukkunud putru, mis on täis teadmatusi. Miks te lubate endal levitada teadmatusi massidesse? Just sellega te tegelete. Kas te muistate? Te levitate teadmatusi massidesse. Kuradi küll õpetavad meistrid, kellel on niigi raske selles maailmas orienteeruda. Ja te annate neile seda haisvat suppi, mida te keedate teadmata millest. Noh, piisab. Palun öelge, mul on teile ainult üks küsimus. Te ütlesite õigesti mõistus ja korda. Aga kust tuleb sõna korda? See... Noh, tegelikult ongi kõik. Mu sõbrad, oodake. Mu sõbrad, hetkeks. Mul ei ole aplausi vaja. Mul on seda palju. Aplodeerige teistele. Mul ei ole vaja. Mu sõbrad, kord tähendas vene keeles esimest taikest. Seega ei ole seda ühtegi maailma keelde tõlkida. Ka kust te seda tead? Aga seda ma teile ei ütle. Kirjutate te väitekirja? Ma olen juba kõik väitekirjad kirjutanud. Mul ei ole enam vaja. Madal kurant teile. Erinevad maailmavaated, millel põhinevad mineviku ja oleviku tsivilisatsioonid, ei ole kunagi vajanud ja ei vaja usaldusväärseid iidseid allikaid. Ei ole Moosese tahvleid ega ka Kristuse eluajal kirjutatud evangeeliume. Sama Mahabharata on oma praeguses vormis üles kirjutatud uues ajastus. Platoni ja Sokratese teosed ilmusid esmakordselt 10. sajandil ladina keeles. Kusagil maailmas ei ole originaali, ütleme, iidse kreeka keeles ja kellelegi ei ole sellest ei külma ega kuuma. Aga kui jutt läheb iidse slaavi kultuuri peale, siis terve armee kandidaate, doktoreid ja akadeemikuid Karamzini ja Lihaklevi varjus hakkavad ägedalt nõudma tõendeid ja tõestusi. Ja asi ei ole leitud tahvlite, papüüruse või paberi vanuses. Asi on sõnumite vaimses sisus, mis paljastavad tõe, mis kujutab ohtu parasiitlikule kaubandusmaailmale. Venemaa territooriumil on peaaegu igas nurgas välja kaevatud valge inimese asulakohti, kes elas 10 000 aastaid tagasi. Ja mis siis? Õpikutes jätkatakse slaavlaste ajaloo käsitlemist mitte varem kui 4. sajandist meie ajast, sest see ei sobi maailma nakatanud ideoloogiasse. Kellele see akadeemiline teadus vett jahvatab, kui rahvas teadlaste autoriteetides pettununa on ise hakanud tõde taastama. Rahvas tunneb, et helge tulevik ei saabu, kuni kõik mineviku võlad ei ole praeguses tasutud. Suur hulk tõendeid, vaatamata kuritegelikule varjamisele, ilmub meile üksteise järel kogu oma täiuslikkuses. Mitte ainult suure tragöödia, vaid ka meie rahvaste suure vaimu. Ja, see on alles algus. Ta laulis nagu lind, aga väike koer ei laulnud. Ja rüüsäravad värvid ja öökarjad nagu päev ja laulsid laule enne metsa. Ja enne seda siis kuristikes peitjate löögiga talvel oli ilu, ma läksin põllule mu poeg. Ma hakkasin rohtu sööma ja andsin piima, need on piimkuristikeni. Ja valguses on veel naelad põhjas ja siis on näha piimias need, mis säravad meile, et Pota Putinil on õigus aina. Ja naa ja van. Ja van. Lõhna, järglane, tai au ja hoia oma relvade keskel. Ja kvat ja eed ja meie psebende maad ja seda ja raseme ema soomust ja sa sured nende eest nagu suremise päev. Ei ole suraan. Sama pimeduse tõttu ma olen õhtul ja õhtu sureb ja on öö. Ja nüüd metsas külgves versi mööda taevast ja mine kuradi juurde ja see koidikul see tavatavrat. Meie isa ja au, nagu oleks meid õpetud poisi omale ja vodjase porentse, et tee on võrdne. Nii et mine hamste ja ära ole hamstein leivasööjas allpool slavun russe.
Jakov Posem laulis au. Rünnak ei ole hiilguse olemus. Kreeklased ei kummarda jumalaid ega inimesi, vaid kivist kujusid, mis sarnanevad meestele. Meie jumalad on kujutised. Jõhviga raamatus on loomulikult ka sõjad, lahingud ja liikumised, raskused, mida meie esivanemad kandsid. Jõhviga raamat katab 2000 aastaperioodi esimese aastatuhande meie ajaloos. Alates Slaavia riiderändest 7 järve piirkonnast räägitakse neist slaavi hõimudest, kes rändasid Indiasse, nende liikumisest tagasi Venemaale. Ajaloo kohaselt, nagu Jõhviga raamat räägib, kus hõimud käisid, kellega nad kohtusid. Ja siin on jäägid. Need rahvusvahelised kontaktid on keeles siin. On tunda Tšehhi, Poola, Ukraina ja Serbia juuri, mis, keel on laienenud. Tõepoolest, Velese raamatus on kirjutatud, et meenutage, kuidas Astsüüria ajal oli slaavlaste sugu ühtne, kuid siis tema pojad jagunesid 3-ski, Šeh ja Horil. See oli juba sajandil Eke. Wolfid, kes kirjutasid Jõhviga raamatut, olid üldiselt Surashist pärit. Ja nii nad ilmusid merest ja hakkasid linnu ehitama, sealhulgas Horskeni ja Inne, mis hiljem rajati. Ja need rusid rajasid lõunas tugeva linna Surashi, mida kreeklased ei suudaks luua. Ja Surashi, tänapäeva Krimmi haug, oli pikka aega üks rahvusvahelise kaubanduse keskusi. Kas see on tänu selle linna nimele, et slaavi murrete spetsiifilist segu rahvas nimetab suršikuks? Velesi raamatu kirjutamise aeg. Ühelt poolt ohustab russid Khazari Khani riik, teiselt poolt on oht Bütsantsist. Bütsants ei suutnud jõuga russid kõrvaldada. Teate, et Igor ja oleks seal lõid kilbid Seregardi väravatele. See tähendab, et siin ei saanud mõõgaga midagi teha. Ja jäi vaid üks ainus väljapääs. Bütsants oli selline Euroopa tasemel arenenud riik, mis kuulus kavaluse, petmise ja altkäemaksude kuulsuse alla. Nad püüdsid saavutada võimu Venemaa üle ideoloogia kaudu. Seetõttu soovisid Wolfid, kes raamatu kirjutasid, edasi anda oma järeltulijatele, nii meile kui ka tulevastele, kõige olulisem, see on maailmavaade. Me kõik oleme praegu süsteemide mõtlejad, läheneme igale ülesandele kompleksselt. See on lihvitud paljude tuhandete aastate jooksul, selle tõttu suudavad meie esivanemad ellu jääda. Nad kujutasid maailma kui 3 ühtset tervikut, see tähendab. Ja see on maailm, nagu me ütleme, materiaalne. Surm. See on vaimne maailm, esivanemate maailm, jumalate maailm või, nagu me praegu ütleme, välismaailm. Ja õigus. See on nende 2 maailma vaheline suhtlemise seadused, nende seaduste alusel, nagu me ütleme, suhtlevad need 2 maailma. Need asjad on lahutamatud ja aja jooksul on neist 3 algusest kujunenud 3 peamist maailmavaadet meie planeedil. Kui täna rahvas taaselustab nende 3 maailmavaate ühtsuse, saame tervikliku maailmavaate, millega meie esivanemad valdasid. Ja seda nimetatakse sõnaga usk, puhta tõesära, teadmine. Ainult teades oma algset puhtust saame me naasta evolutsiooniteele. Lõppude lõpuks, just selleks me tulime nähtavasse maailma. Esimene küsimus, millele tuleb normaalse evolutsiooni jaoks vastata, on, kes ma olen? Kui inimene vastab sellele küsimusele, kes ma olen, valesti, siis on kogu tema tegevus lihtsalt mõttetu. Kuidas ta saab endale head tuua, kui ta ei tea, kes ta on? Ja tõepoolest, kui sa oled kunagi endalt seda küsimust küsinud, kas õige vastus on leitud,
sa ütled minu käsi, minu aju, minu mõtted, minu keha, kelle minu just. Kellele kõik see kuulub ja kelle nimel sa ütled minu, inimene. See on keeruline liit, sõna elo, mis tähendab otsaisist antud nähtavale. See tähendab, milline riietus antakse kindlaks ajaks. Nii, et see riietus antakse ka ajaks, kulunud riietus visatakse minema. Kulunud on ka see inimkeha, me viskame selle minema. See tähendab, et ma ei ole inimene. Seetõttu on oluline välja selgitada, kes ma tegelikult olen. Praegu, seoses paljude algsete tähenduste kadumisega, on saanud tavaks anda sõnale inimene liiga lihtsustat tõlgendus. Elo tähenduses otsaisine kui ajutine keha. Selle suurema kergesti mõistetavuse jaoks näitas Aleksei Vasiljevitš seda, kuid proovime siiski tõsta latti. Selgub, et elo ei ole otsaisine ja ei ole mõeldud ka palveks. Elo on vaimne mõisted. Runoelo sisaldab universaalse, mõistuses üles, olemise kontseptsiooni, mõttepiltide mahutit, mille abil ideed teostes avalduvad ja aeg on ajamõõt, elutee periood. Seetõttu kajastub mõisted inimene kui olend, kahe ruuniga elo ja vekka. On veel ruun man, mis sümboliseerib ühte inimese kujutist kui ümbritseva maailma tundjat javi. Ja see ruun man tähendab inimest, kes on tunginud üle javi piiri, tundnud navi ja valinud oma tee. Aga inimene on inimene, aga mis siis on mina, kelle käsul? Ja kelle tahte järgi keha ütleb seda sõna? Siin öeldakse, et mina on elav atma, sa oled elav atomaarne osake, ta ei ole kunagi sündinud. Ega kunagi surnud, ta on igavene, algselt õnnelik, ta ei hukkuda, kui keha hukkub. Kui rääkida kaasaegsete mõistetega, siis Fatma asub ajast ja ruumist väljaspool. Seetõttu on ta vaimne, mitte materiaalne. Just see on meie mina. Vana testament kirjeldab väga hästi, kuidas Shifatma tuleb sellesse materiaalsesse maailma. Kui Shifatma otsustab oma tahte järgi alustada evolutsiooni javi maailmas, sest materiaalses maailmas, ühendudes teise Shifatmaga, siis ta loob ruumi ja aja. See tähendab, et kahe Shifatma vaheline suhe loobki ruumi ja aja. Nende vahel ilmub mingi juht. Nii allub teine Shifatma, kolmas, neljas, viies. Juht ehitab enda ümber ruumi ja loob esimese elementaarse osakese. Samamoodi luuakse esimene atomituum, mis koosneb paljusid Shifatmadest. Ja juht, kes võtab enda kanda selle ruumi juhtimise, nimetatakse Shivaks. Toraseb enne. Shifatma oma tasemel samuti juhib, kuid eesotsas on Shiva tõusmas elu. Vitokis on kirjutatud, et mineraalide kuningriigi arengu krooniks on teemandikristall. See tähendab, et teemandi molekulaarne struktuur on kõige täiuslikum, harmoonilisem ja korrastatum. Ja kristall soodsates tingimustes võib kasvada. See tähendab, et see on peaaegu elav aine. Kogunenud kogemuste tõttu mineraalriigis on Shevatmal võimalus liikuda järgmisse riiki. See on taimeriik. See tähendab, et ta loob alguses mingi üherakkulise vetika. Õpib jagunema, valjunema, korrastama ruumi üha rohkem ja rohkem. Ja seega oskab iga Shevatma ehitada igasuguseid taimi, mis eksisteerivad sellel planeedil. Nii et Vedas on kirjutatud, et taimeriigi arengu kroon on orhidee. See tähendab, et orhidee on kõige täiuslikum taim, sest rohkem üllas, ilus ja harmooniline. Ja isegi kaasaegsed botaanikud nõustuvad meie esivanemate järeldustega. Ja omandades kogemusi taimeriigis, on Shevatmal võime liikuda järgmisse riiki, loomariiki. Kõigepealt loob ta mingi lihtsa elu.
näiteks infusooria, Daphnia, keerukamad vormid. Liikides on konkreetselt kirjas, kui palju eluviise taimeriigis läbitakse ja kui palju loomariigis. Näiteks loomariigis on kirjas, et Ržepatma läbib 8 miljonit loomade eluvormi sellel planeedil. See tähendab, et igaühel meist on olnud kogemus ehitades keha. Kõigile olenditele, kes on sellel planeedil. See tähendab, et meil on kogemus selliste kehade ehitamises. Ja pärast kogemuse, läbimist loomariigis ning saades. Varem või hiljem mõneks koduloomaks omandab loom juba soovi saada inimriiki. Elu maal on organiseeritud süsteem, mis koosneb paljusid lihtsamatest süsteemidest, osadest ja elementidest. See omakorda on osa keerulisematest süsteemidest nagu päikesesüsteem, seejärel galaktika ja muud süsteemid. Kuid selles universaalses mängus oleme me imeliselt seotud ühtse tähenduse suure poeedi algidee tema looja kaudu. Seetõttu on meie elu luuleline looming ja kõigis selle väljendustes. Jumalikult, rütmiliselt korraldatud. Iga Ševatmaa on looja tähelepanu üksus, millel on oma tahe ja iga selline individuaalsus teeb iseseisvaid otsuseid oma kogemuste põhjal. Varem või hiljem seisab igaühel meist silmitsi täieliku vastutuse võtmise piiriga oma tegude eest. Tuleb läbida pikk tee, et kõigile olevustele öelda mina. Aga kas see on tõusmise piir? Nii et vastavalt vedadele olen mina, Šivatma, iseseisev vaimne osake, millele ei kehti mingid materiaalse universumi omadused, kuid tal on tahe iseseisvalt otsuseid langetada. Nagu teised mina on Šivatma sarnane kõige kõrgemale. Erinevus seisneb vaid väes. Kuna Šivatma on mitte füüsiline, vajab ta materiaalseid vahendajaid, mille abil saab õppida nähtavas maailmas. See vahend on mingi materiaalse keha kaudu, mille kaudu Šivatma saab kuulutada oma õigust omandikohale. Ta kas ehitab keha ise või, omandades, ehituskogemuse suhtleb juba ehitatud kehadega. Nii luuakse sümbioos. Koostöö, mis rikastab selle osalejaid. See side püsib seni, kuni kogemuste omandamise võimalus on ammendatud. Lisaks ilmselgetele materiaalsele on veel teisi keha, kuid jääme praegu arusaamise juurde, et keha valik sõltub Šivatma evolutsiooni tasemest ja tema võimetest suhtlemiseks. Meie esivanemad ütlesid, et selle elu mõte seisneb selles, et Iva tuleb sellesse maailma kui individuaalsus sta. On individuaalne isesärav osake kõiksusest. Nii et, lõpetades evolutsioonitee selles maailmas, võib ta saada isiksuseks. Näiteks, mul on oma individuaalne kogemus. Seda, mida mina tean, ei tea keegi teine. Peale minu. Kuid me oleme lahutamatud osakesed suguvõsast. Ja seetõttu teab kõik, mida mina tean, minu sugu. Just nii teab sugu kõike, mida teab iga inimene, kes kuulub sellesse sugu.
Seetõttu on sugu isiksus ja mina olen individuaalsus. Ja et omandada omadus. Isiksusena, kui mina, kui Ivat, läbides evolutsiooniteed, hakkan enda ümber koguma sarnaseid elusolendeid nagu mina ise. Kui individuaalne Stivatma, täiustades end erinevates kehades ja kuningriikides, saavutab võime eetiliselt kasutada kõigi teiste mina kogemusi. Ta, nagu kõiksus, annab neile kõik oma saavutused ja tahte teha oma otsuseid. Seda nimetatakse täieliku võimuseisundiks. Sel hetkel sünnivad uued universumid. Kord täpsemalt siis, kui veel ei olnud aegu, ei olnud maailma reaalsust, mida meie, inimesed, tajume oli. Mitte kehastudes ainult üks suur rõmha. Ta ilmus uude reaalsusesse ja uue lõpmatuse tajumisest säras suur rõõmuvalgus. Ja siis ilmus lõpmatu uus igavik, mis sündis uues reaalsuses. Ja ilmus lõpmatu arv tema ilmingutest. Nii ilmus see, mida meie, inimesed, tajume kui maailmade ruumi. Jae, navi ja pravi. Kommentaarides nimetakse suurt ramatalgse, ühtse, tundmatuks jääva olemusena, mis kiirgab eluandvat rõõmuvalgust ja universumi algset tuld inglid, millest on sündinud kõik olemasolevad universumid, samuti asustatud maailmad ja reaalsus. Ramha lühend. Lihtsustatud lugemisel peegeldab 3 ruuni kogumoodust, mille liitmisel saame säravate maailmade, loovjõud. Ramha ei ole nimi, selles kujus on peidetud nii protsess, kvaliteet kui ka tulemus samal ajal. Muide, tüüpiline vene väljend sobrasida kolmekesi põhineb kujul ehitama. Ehita ühte on Triglav peamine algoritm maailmade loomisel. Võtame vastupidi, siin paneme haetera. Kes saab? Tempel. 90-ndatel ja ka praegu võis kuulda muistet tee templisse. Nii, et see on tee. Algsele iidsele teadmisele. Õige teadmine on hiidne, see toob endaga kaasa õige käitumise. Koos sellega õige elu ja pika õnneliku elu. Ja sloveenid teadsid ja omasid õige elu saladusi, seetõttu elasid nad mitu ringi. Eluring sloveenide seas on 144 aastat. Elada mitu ringi, kujutage ette, kui kaua see võiks kesta. Mitusada aastat. Ilma uurimiseta. Ei tule inimene kunagi ühtegi templit. See on mõttetu, nagu tühine ringi käimine, mis ei viia kuhugi. Ma õpetasin Omski õpetajate täiendusinstituudis füüsika ja astronoomia õpetajatele. Mul oli kuulaja. Füüsikaõpetaja, noor ja entusiastlik. Aga ta ei meeldinud mulle sellega, et tal olid alati ebatavalised küsimused. Ta küsis, aga teil on alati vastused kõikidele küsimustele, aga saate öelda, mis oli mängu. Alguses lõid Jumalat taeva. Kuidas te suure paugu teooriat tagasi lükkate? Ma ütlen, kes ütles, et ma lükkan tagasi. Keegi ei lükka tagasi singulariteedi teooria. Aga et teie suur pauk toimuks. Palun öelge, kes tõi tule või vajutas nuppu, et see kõik plahvataks. Ta ütles, et see juhtus juhuslikult. Ma ütlen, kui see juhtub teil juhuslikult, teeme sellise mõttelise eksperimendi. Ma annan teile lõpmatu hulga telliseid. Te hakkate neid viskama ja teil juhtub juhuslikult. Saamam kui hoone. Või te plahvate. Kosmosetehnika ühenduse ja teil on kosmoselaev. Te plahvatate laevatehase ja teil on ookeanilaev. Kas plahvatus võib midagi luua? Mõtlesin. Aga see on ju hea, et ta mõtles, sest oli vana füüsikaõpetaja kutsekoolist.
Ta räägib ja mis see on? Olen peaaegu 40 aastat õpetanud üliõpilastele täiesti tarbetut teavet. Täiesti vale lähenemine. Ma ei tühista seda, mida te teadsid. Ma lihtsalt eraldan ja viin raamid kaugele. Milleks teid seatud ja see, mida ma teile annan, ei ole veel päris teadmised. Need on võtmed. Teadmiste saamiseks. Ja kõik teadmised, need on teie sees, teie sugulaste mälus ja te saate need avada ning edasi arendada. Ja nüüd ta vaatab sellele, mida ta teadis täiesti uue pilguga. Ja tal on kergem oma üliõpilastele õpetada, no see on ju hea. Meie usk ei ole ühes Jumalas uskumine ega mitmes Jumalas uskumine, kuna kõige kõrges uku on ühtne ja mitmekesistatud. Ja selles peitub kogu mõistatus ja samal ajal ka lahendus. Slovanid, aariad ja kogu inimkond tervikuna on sarnased mesilaste kolooniale. Aga me kõik teame, et koloonia tegutseb maksimaalselt kooskõlastatult, kuna tal on kollektiivne teadvus. Nii nagu sipelgapesa, nii nagu kalapar või linnupar. Me ei erine oma kollektiivis, mida nimetakse inimkonnaks, sellest kolooniast, sest me oleme vanas vene keeles, tšellast meie ühe kõige kõrge vaimsed õpilased. Ja kui me taastame oma südames ja mõttes ühtsuse kõige kõrgega, täites oma ettenähtud kohustusi, siis tekib see kollektiivne teadvus, kus igaüks teab täpselt, mida teha just sel päeval. Just sel tunnil ja just sel minutil. Ja väga täpselt sellel hetkel. Loomadel alati on, mida õppida, kuid kui loomade kuningriigis on ellujäämine allutatud rangetele, reflekside põhistele interaktsioonimehhanismidele, siis inimlik mina omab tahet. See on Jumal kehastanud loomade maailma kehas. Kunagi on ta juba kogenud mineraalsete, taimsete ja loomade kuningriikide seadusi ning nüüd suudab ta juhtida kõiki kehi, kuid mitte ainult. Ta on tundnud suuremat, teadlikku koostööd sarnastega. Ta on jõudnud teisele, teadvuse tasemele edaspidi, nimetab ta seda südametunnistuseks. Südametunnistus ei ole üks sõna, vaid kaks. Kas teadmine, mis ühendab taevaste jumalate ja esivanematega või ühine teadlikkus teadmine, mis ei ole saadetud taevast? Igal juhul on mõlemad õiged ja tõde, kuna need, kes praegu püüavad mõelda. Unustavad, et pea, mis asub nende kehade õlgadel, ei ole suguvõsa pea. Meil on üks pea, see on kõrgeim suur. Ja näiliselt ilmeb ta maapealselt vaimselt valgustatud isikute kaudu, kes justkui edastavad taeva, pea, mõtteid sellesse ilmavaldkonda, otsevaimse kontakti kaudu. Sel juhul, kui me taastame varna suhete vahel sõdalaste ja pühade teenijate vahel, siis tervet mõistust avaldatakse kõige tõhusamalt. Ja see toob suurimat kasu. Reegliteta mänge ei eksisteeri, vastasel juhul on see nagu afoonia. Seetõttu on eluliselt oluline taastada meie praegu segase mängu algne reegel, sest õige tegevusega rikastab inimene, oma suguvõsa kogemusega ja rikastub ise. Muidugi võib reegleid rikkuda, ekselda ja luua peres degeneraatide, mürgitada keha alkoholiga, peksta narkootikumidega või teha nendega geneetilisi manipulatsioone. Kuid kehtestatud tänapäeva korra rikkumise tulemusena tekivad mutantid, kelle mälu on kärbitud ja kes koos oma manipulaatoritega saadetakse ümberõppele vastavatesse kohtadesse. Kaja on tagasi valmis. Schiffer. Hiidettu tooluku. Kaja. Auväärne Kaja, vaata. Kallis. Kaja. Kas sa tahtsid saada ladustamise kuningaks? Oh suur ja auväärne rahvas. -18 ladustamisest.
18. Kas ma jätsin midagi jah? Ajalooandur. Et see täidaks meie tänavad ja südamed valgusega. Kus ma neid kellasid ei otsinud? Raha koos politseiga. 20 minutit. Aitan, rahunege. Hei, vaadake. Titaanist korpus, veekindel sügavale. Lahe, eks? Kes sa oled? Ole tuttav. See. Rahune armeis, kallis. Räägi, armuline J, hoidke. Räägi, kes? Vastasel juhul kujunesid meie lõputus Inglismaal eksisteerivad teised lõpmatused. Ja seal, kõrgel mägedes, kuid kaugel sellest, keda me inimesed nimetame suureks ramaks, seal, kus voolasid suured kogunemised algsest elavast valgusest, seal asuvad meie ülemad jumalad. Ühte neist me nimetame Svarogiks ja kes on meie lõpmatuse maailma reaalsuse jumal. Svaroidsid on rohkem kui lõpmatused, mis eksisteerivad meie lõputus Inglismaal. Need heledatest jumalatest, kes ei ole lõpmatuse ülemad jumalad, viibivad säravas vaimse jõu maailmas, olles võrreldes meiega, Svaroshitidega, lõpmatult suured ja lõpmatult võimsad. Me võime rääkida neist kui kõikehõlmavatest, kõikvõimsatest, kõikekohustest ja kõike teadvatest. Kõik need jumalad lõid elava elu maailmas javas, kus me praegu elame. Jah, just nemad lõid maal arukaid maailmu ja arukaid tsivilisatsioone ning nad lõid neid korduvalt. Sellele on mitmeid kinnitusi erinevate rahvaste mütoloogiast, aga ka arheoloogilistest kaevamistest. Ma tegelen sündmuste ajalooga nii, et öeldes slaavluse kohta pöörasin tähelepanu arheoloogiale ja leidsin mitmeid kinnitusi, et minevikus eksisteeris maal mitmeid tsivilisatsioone ja et kõik need tsivilisatsioonid loodi ülemate jõudude poolt. Nad ei kasvanud maalt, vaid vastupidi, nad ilmusid ülevalt. Just hiljuti 90. aastatel viidi Baskiris, Chandari mägedes, läbikaevamisi professor Alexander Fuvirovi poolt Baskiri, riikliku ülikooli juures. Ja seal leiti plaat, millele oli jäädvustatud plaat, selle piirkonna kaart. Pärast pikki uuringuid määrati plaadi vanuseks 70 miljonit aastat. Lisaks on plaat säilinud suurepäraselt. Ja see on tehtud sellistest materjalidest, mida praegu põhimõtteliselt teha ei ole võimalik. Klaas, mis asub sees, on valmistatud mingi külma keemilise meetodi abil. Toliit, mis on selle plaadi aluseks, on nii puhas, et sellist looduses ei esine ja et sellel kaardil on tähistatud piirkond, välja arvatud jõed. Seal on ka erinevatel tasanditel tähistatud tammid ning nende tammide kogupikkus. Sellel kaardilõigul on 12 000 kilomeetrit. Ja siis me, lihtsalt tegime jälgimise, panime kaardi peale, leidsime selle koha. Panime lihtsalt peale ja määrasime põhimõtteliselt, millega see vastab. See kattub täpselt, see tähendab, et kattumise korral kattub see täpselt skaalal ja kattumise korral kattub see täpselt. Siin plaadil on kujutatud osa Valgest jõest. Selle keskmises voolus Mii, jõgi Ursak ja jõgidmaa, kui nad suubuvad Valgesse jõkke. Sellel plaadil olid kujutatud jõed, täpsemalt öeldes nende asukoht geoloogilises minevikus, nendes samades kohtades 1921. Just nendes kohtades 2021. Aastal viis uurimist läbi ajaloolane Vahrusev, siis avastas ta 6 plaati. 19. sajandi keskpaiku teati 200 plaadi olemasolust. Kui rääkida üldiselt maa täielikust kaardist, siis selgub, et selliseid kaardifragmente pidi olema 125 000. Lisaks sellele paigutati ekvaatori ümber siis 356 plaati. See tähendab, et maa pöörles siis aeglasemalt kui meie praegu. Praegu on 365 päeva ja
Mõistate, et on juba möödunud peaaegu 10 aastat pärast. Neid avastusi ei reageerinud ametlik teadus sellele leidule absoluutselt kuidagi. Ainulaadne eksponaat viidi uurimiseks Ngusse. Edasi juhtus aga midagi täiesti kummalist 3D-kaarti. Ei ole keegi enam näinud. Teadlased ei lase sellele ligi ei ajakirjanikke ega uurijaid. Selles plaanis on jätkuks iidne ehitist Jahuanako linnas. Samuti Naska kõrbejoonised ja kujundid Peruus. Püramiididest on palju teada, kuid püramiidid asuvad peamiselt Lõuna-Ameerikas ja Egiptuses, kuid vähesed teavad, et sarnased püramiidid on ka Hiinas. Lisaks asub linnakeses Xi'an püramiid, mis on 2 korda suurem kui Egiptuse suurim püramiid Keops. Hiina teadlastele esitatakse küsimus, miks te ei kaeva neid püramiide välja ja ei soovi midagi teada saada. Nad vastavad väga lihtsalt, et neid ei tohi kaevata, sest ei tasu hävitada Hiina ajaloo kujunemist. Püramiidid on ka saartel, mis kuuluvad Jaapanile ja need ulatuvad Taiwanist Jaapani saarteni. Aga pean ka ütlema, et püramiide on ka Venemaal ja need on sama suured kui Hiinas. Ühe nimetaksin, see on Vendade püramiid Nahtoki lähedal, mille hävitasid barbarlikult juba nõukogude ajal. Ma ütlen, et meie riigis on suurima kahetsusega suhtumine muististesse. Väga halb, negatiivne. Kreeta kultuuriallikate desifreerimine. Etruski kultuur. Juba 19. sajandil desifreeris uurija Egor Ivanovitš Klassik nende kõikide kirjutised vene keele abil. Enne teda tegeles selle desifreerimisega Fadei Volanski, keda muide põletati, kuna ta tõestas, et ajalugu oli täiesti erinev. Teda põletati 1849. aastal oma visaduse eest selle küsimuse kaitsmisel. Viimasel ajal on Grinevitš kasutanud vene keelt meie juures nende samade kirjutiste desifreerimiseks. Ja kõik jõuavad ühele järeldusele, et need on minevikus. Just slaavi kirjad ning et neid on põhimõtteliselt väga lihtne desifreerida. Meie ajastu alguses eksisteeris Ninstefanus Visantiuse sõnaraamat, kus on täiesti üheselt ja selgelt kirjutatud, et etruskid on slaavi hõim. Juba 10. sajandil EKRE oli etruskide kultuur, välja kujunenud. Linnad, varustatud veetorustikku ja kõigi kommunikatsioonisüsteemidega, metallurgia, metallide töötlemine, täiuslik keraamika, kõik see rääkis kõrgelt arenenud meistrirahvast. Tööriistad, peenrelvastus, peeglid ja vihmavarjud, kõik see oli kõige täiuslikumas Vahemere piirkonnas, need kanapeed. Rituaalse matmise jaoks mõeldud esemed esinevad kogu Itaalias ja kannavad endas valusalt tuttavaid sakraalseid ornamente Venemaa põhjast. Esimesed kaevamised toimusid 18. sajandi alguses. Leitud esemed hämmastasid kujutlusvõimet. See kultuur teadis palju sellist, mida varem omistati iidsete roomlaste leiutajate geeniusele. Selgus, et Roomal on eelajalugu. Ja veel milline? Üle 2000 aasta tagasi valitsesid etruskid märkimisväärselt. Apenniini poolsaar osa. Nad olid Läänemerede isandad ja valitsesid täielikult Tirenemere üle. Vanaroomlasi nimetatakse Lääne-Euroopa õpetajateks. Etruskid on õpetajate õpetajad. 20. sajand, see sajand, mille me sundisime, on rikkalik selliste lugudega. Üks roni soomusautosse oma. Oota, lase mul öelda. Lase mul öelda. Oota. Anna, oota. Lase mul öelda. Oli veel üks vuntsidega, kes rääkis samadest jumalatest millest. Kuidas lõppes 20. sajand meie jaoks see rahvuslik tunne, mis siin kõlab, see soov muutuda kellegiks üleinimlikuks, viis meid sellesse jama, vabandage, sellesse jama. Millisest mitte millest, mitte millest. Siin on kohane meenutada tuntud meediafiguure, kes kaitsevad meie rahvast jumalikuks valituks saamise viiruse eest, et
See koht on hõivatud ja selle ebaseaduslik üürimine lõpeb mitte varem kui 2012. Aastal teiseks mainitud valituks olemine on maailmavaateline defekt, mis on iseloomulik ainult parasiitidele. Slovaanidel on kogukondlik teadvus ja nad ei saa kunagi seda nakkust mitte millegi pärast. Ja meie jumalad mängivad teisi mänge, nii et toitke, härrad, oma ohvrilammast, et viia missioon lõpule tõotatud maal. Kuni loogilise lõpuni, kui soovite, et valeüürnikud paneksid taas sloveene ja aariaid kokku ning vabandage, teeniksid raha veel ühes maailmasõjas. Mäletan 90-ndate algust ajalehed. Ajakirjad igal pool oli poolnägu Valgevene president Aleksandr Grigorjevitš Lukašenka ja poolnägu Adolf Iloisovitš Hitler. Lukašenka, Valgevene Hitler ja muud, aga mille alusel talle esitati küsimus, kes on teie jaoks? Poliitiku. Ideaalriigimees. Ta ütleb Adolf Hitler. Ja kohe algas, et Hitler hävitas nii palju rahvaid, ta ütleb, lubage, ma ei räägi sõjaväejuhtidest. Te rääkisite riigimeestest. Nimetage mulle vähemalt üks poliitiline tegelane, kes 1,5 aastaga täiesti hävitatud riigist, kus oli 90% töötus, tegi Euroopa kõige võimsama riigi. Ja, isale Lukašenka pandi fašisti silt külge. Kuigi kõik teavad hästi, et sama Prantsusmaa president kindral de Gaulle ütles, et kui Adolf Hitler oleks 1940 aastal surnud, oleks ta olnud sajandi suurim poliitik riigimees. Kuna meile õpetakse, et 1933 aastal tuli Hitler võimule ja kõik Euroopa hädad algasid. Kui Saksamaal oleksid need õudused ja õudusunenäod, mida meile praegu kirjeldatakse, kuidas oleks rahvusvaheline komitee nõustunud Saksamaal olümpiamänge korraldama. Siin on 11. olümpiamängud 1936. Aastal Berliinis kuulutan välja katkestused. Viha Hitleri vastu oli täiesti teistsugune. Ta kaotas Reichsmargi kuldstandarditet. Välisriigid ei saaks Saksamaa majandusele mõju avaldada, sest pärast allkirjastamist Versailles lepingu 1918 aastast üks Reichsmarka teises Reichis maksis 4 Ameerika dollari. Ja jaanuaris 1933, kui Hitler võimule tuli, maksis üks Ameerika dollar 4 miljardit marka. See tähendab, millise inflatsiooni nad korraldasid, see tähendab, et raha oli täielikult devalveeritud ja ta kehtestas Reichsmargi töö põhjal. See tähendab, et just Lukašenko rääkis sellest, et töö hävitab töötuse eelkõige. Aga politsei oli pahane, kes tema. Sees need, kes ei tahtnud töötada. Nõukogude Liit ei sõdinud ainult Saksamaa vastu, vaid kogu Euroopa vastu, sest olid Prantsuse, Belgia ja Hollandis legioonid. Lisaks oli Saksamaal natsionaalsotsialism. Sellest saame isegi lugeda 30. aastate ajalehtedes, minu arvates 1936. Aasta Stalini kõne käed eemale sotsialistlikust Saksamaast. Teisisõnu, kellelegi ei ole kasulik kirjutada, et oli 2 sotsialistliku riigisõda, sest see on vastuolus sotsialismi enda kontseptsiooniga. Aga välja mõeldi. Fašistlik Saksamaa, teisisõnu Saksamaa, kus fašismi kunagi ei olnud. Fašism oli Rumeenias, Horvaatias, Itaalias, Hispaanias, Argentinas, Tšiilis, Perus. Vastavalt seletavale sõnaraamatule Iiri 1926 aasta fašism, riiklik ideoloogia, mis eeldab partei, rahva, juhi ja kiriku ühtsust, mis oli fašistlikes riikides. Kirik toetas neid. Aga Saksamaal oli kirik riigist eraldatud, nagu igas sotsialistlikus riigis. Paljud ei mõtle isegi sellele, kes võitis näiteks teises maailmasõjas, sest Punaarmee ei eksisteerinud 1941.
Aastal öeldes otse. Ta kas langes vangi või hukkus lahingutes. Moskvat, riigi pealinna, ei olnud enam kellelgi kaitsta. Seetõttu koguti Moskva rahvavägi ja oodati kuni Siberi väed saabuvad. Ja Siberi diviisid, Siberi armeed olid 80–90% ulatuses varustatud vanausulistega. See, et Inglismaa tõugaski Saksamaa ja Venemaa sõtta, nii esimeses kui ka teises maailmasõjas, on fakt. Churchill ei varjanud seda isegi. Nad teenisid selle pealt väga palju raha. Nad tarnisid relvi mitte ainult oma, vaid ka vastaspoolele. Ja sama Trumani sõnad. Kui näeme, et Saksamaa võidab, aitame Venemaad. Kui näeme, et Venemaa võidab, aitame Saksamaad. Ja las nad hävitavad üksteist nii palju kui võimalik. Aga see on fakt, mida ei saa vaikida. Siis ainult nemad. Kui nad juba nägid, et Venemaa võib võita ka ilma Nõukogude Liiduta, avasid nad kiiresti teise rinde. Aga meie ka ilma selle teise rinde. Nad kartsid mida? Et Siberi väed ei jõua Atlandi ookeanini. See tähendab seda, millest unistas Vladimir Iljitš Lenin ühendatud Euroopa osariikides Moskva keskel. Kuna selgitada oma üliõpilastele, kuidas see tol ajal oli. Ma näitan neile tolle aja nõukogude, Saksamaa, Prantsuse ja Inglise kinoarhiive. Nad näevad ise, kuidas, mis oli ja miks. Paljud ütlevad, et see on propaganda, kuid varem ei olnud teisi filme. Igal pool oli propaganda, kuid propaganda, mis põhines dokumentaalfilmide faktidel. See tähendab, et keegi ei saa praegu eitada fakti, kui Saksa väed sisenesid Ukrainasse ja filmisid seda, mida nad nägid. 5- või 6-korruselised majad, kus elasid bolševikud ja maapinnal asuvad onnid, kus elasid poolnäljas töötajad, haiged lapsed düstroofia. Keegi ei saa eitada fakti, et kui Saksamaa väed sisenesid samasse Valgevenesse Ukrainasse, siis neid tervitati leiva ja soolaga. Tavaline episood minevikust, kui Nõukogude väed koos Saksamaaga jagasid Poolat. See tähendab, et sakslased sisenesid. 1. septembril sisenesid Nõukogude väed 17. septembril ja lepingu kohaselt toimus Poola jagamine. Sakslased andsid lepingu kohaselt Bresti Leedule, praegu Brest, Punaarmee juhtimisele. Kohalikus vanglas oli 6 inimest. 6 inimest. Keegi pereskandaalide eest, keegi kerjuse eest. 6 inimest. Kui 2 aastat hiljem Saksa väed taas Bresti sisenesid. Kohaliku vangla õues oli maetud 2500 tulistatud inimest. Kas need sakslased tulistasid nad? Ei. See tähendab, et praegu rääkida, et mõni režiim on hea, mõni halb on. Ütleme lihtsalt nende mure, kes püüavad. Igal võimalikul viisil, ajalugu ja minevikku mingisuguse valitseja järgi väänata. Õpikutes 48–52 aastal võitis Stalin. Peamised lahingud, Stalingradi lahing, lahing Moskva pärast, mis on Stalini jaoks üleliigne, kuhjaga fakte, dokumente, filmikroonikat ja muud. See tähendab, et need kinnitavad, et Stalin võitis. Stalin suri, võimule tuli Nikita Sergejevitš Hruštšov. Peamised lahingud, Stalingrad, kus juhtis Nikita Sergejevitš Hruštšov ja Ukraina ning Valgevene partisanigruppide, mida ta juhendas. Palju fakte, dokumente, filmikroonika, mis kinnitavad. Järgmine tuleb Leonid Iljitš Brežnevi. Peamised sündmused toimusid väikesel maal. Ta osales seal, ametlikud dokumendid, filmikroonika, muu. Aga see ei anna tegelikult täielikku pilti toimuvast.
Paljud ütlevad, et vaata, kui reedurlikud on sakslased, nad valmistusid ja ründasid. Aga kes neid valmistaski? Kus Saksa lennuväelased treenisid, õppisid, suurtükiväelased, tankistid, kõik Nõukogude Liidus. Kus õppisid Nõukogude kindralid? Marssal läks Saksamaale. Nagu öeldakse, kahe sotsialistliku riigi vahel toimus vastastikune töö. Hakatakse karjuma, et just Gestapo hävitas rahva. Kuid Gestapo loodingud struktuuride alusel. Heinrich Müller tulija, asjata ta võttis aluseks Nkõd. Kas Nkõd ei käitunud nii? Meile koolis öeldi, et sakslased lasid maha 40 000 Poola ohvitsei. 90. aastatel lasid nirdlased maha 40 000 Poola ohvitseri ja hakatakse vaidlema, kes lasi rohkem Poola ohvitse. See tähendab, et inimesi viidatakse kõrvale. Siin ongi probleem, mul endal on vanaisa, mu isa ja tema 5 venda, nad langesid Krimmi jõe ääres. Nad läksid rindele Kosovo-rotkades, mis olid välja tulnud kustutuskummidega ja keegi ei registreerinud neid fašistideks ega natsideks. Eriti kuna fašistidel ei olnud kunagi svastikat. Fašismi sümbol on 16 noolt, mis on seotud ribaga. Fašina on kimp. Rääkides sõjaveteranidega ei mõtle ma ainult meie omadest, vaid näiteks ka metsavendadest või UPA-st, Ukraina üksikute armee. Igaühel oli oma sõda ja igaüks kaitses seda, milles seda uskus. Ma ei õigusta ei Saksamaa juhtimist ega meie Nõukogude oma, sest me ei elanud sel ajal. Me peame lihtsalt ise esmaseid allikaid kasutades oma järeldusi tegema. Aga mida andis teine maailmasõda? See tõi kõigile rahvastele. Leina. See ei toonud leina mitte ühele rahvale, vaid just kõigile, kes elavad Euraasias. Absoluutselt kõigile. Kutsi. Omskis algas täna kohtuprotsess hektandi üle, kelle tegevus on korduvalt ebaseaduslikuks tunnistatud. Aleksandr Hinjevi, nii nimetatud inglingite kiriku ideoloog, süüdistatakse rassilise sallimatuse õhutamisest ja peaaegu fašismis. Ise peab jutlustaja end vanaslaavi traditsioonide kaitsjaks ja rahvafolkloori kogujaks. Ka siidne päikesesümbol sarnaneb svastikaga, püüdis koos ekspertidega muista Aleksandra Barabanšik. Omski oblastis keelatud kirikujuht astus kohtumajja väga enesekindlalt. Tema huve kaitsema tulid advokaadid Moskvast. Omski prokuratuuril on selle kohta teine arvamus. Kinjevi kirik ei ole ohutu, seega tuleb see sulgeda. Prokuratuur esitas Aleksandr Hinjevi vastu süüdistuse artikli alusel, mis käsitleb äärmuslike organisatsioonide tegevuse korraldamist. Inglite kirikutegevus, kes kummardavad slaavi jumalat Perunit, keelati 4 aastat tagasi. Omski oblasti kohus nägi ohverdusrituaalides fašistlikke žeste, riiete detailides svastikad ja kahtlaseid üleskutseid selle kogukonna levitatavates raamatutes. Kohtu järeldustega ei olnud kogukonna liikmed nõus ja ametlikest keeludest hoolimata ei plaaninud nad kirikut sulgeda. See, millega me tegeleme, on vastupidi kasulik. Me tegeleme peretraditsioonide, traditsioonilise puidust arhitektuuri ja rahvakunstiga. Me tikime ja õmbleme rahvarõivaid. Süüdistuse poole arvates peituvad folkloori traditsioonide taga teatud ekstremismi ilmingud.
Slaaviaria vedades, mida Aleksandr Hinevitš müüb hiiglaslike tiraažidega, antakse vanemate nimel juhiseid mitte abieluda teiste esindajatega. Veelgi, enam uurimist on üllatanud salajane üleskutse sünnitada lapsi kodus. Selle kiriku järgijate täpne arv ei ole täpselt teada. Praegu on Omskis ametlikult registreeritud 14 peret. Internet ja võimsad arvutid aitasid inglite kirikut varustada välismaised järgijad, kui kogukonnale esitati õiguse mõistmise nõuded. Seda lugu, mis on täis musta reklaami klišeesid, võib jätta kommentaarideta, kuna see räägib enda eest. Vana vene usk meie maal klassifitseeritakse sektantlikuks ja ekstremismiks. Ja nüüd lühidalt sellest, mis kindlasti soodustab rahvaste sõprust ja seetõttu on see lubatud, isegi vaatamata Riigiduuma saadikute pöördumisele peaprokuratuuri. Juudi seaduste kogum Sulhan Arukka, mis koostati mitu sajandit tagasi Talmudi alusel, on tänaseni kohustuslik. Meie keeles ilmunud raamatu sissejuhatuses tehakse avameelne tunnistus. Keraori toimetuskolleegium pidas vajalikuks jätta selles tõlkes välja mõned galaktilised viidatud, mille paigutamine vene keeles väljaandes oleks Venemaa elanike, kes ei järgi juudi usku, poolt tõlgendatud kui provotseerimata, solvang. Lugedes seda, mis on jäetud ja seega mitte solvav, tema, mitte juudi seemet, käsitletakse kui loomade seemet. Kas surnud teenrite ja teenijate kohta ei öelda järelejänutele lohutavaid sõnu, vaid tuleb öelda temale, juudi isandale, et sinu kahju hüvitaks sinu Jumal, just nagu öeldakse inimesele, kui tema pull või eesel sureb. Neid, mitte juute, akume, ei tohi päästa, kui nad on surma lähedal. Näiteks, kui näed, et üks neist kukub merre, siis ära aita teda, isegi kui ta tahab maksta. On lubatud testida akumi peal ravimit. Kas see on kasulik? Akumi raha on nagu hüljatud head. Ja igaüks, kes esimesena tuleb, omandab selle. Akumi suhtes ei eksisteeri petmist. Kui juut varastab akumilt ja teda, juuti, sunnitakse vande andma, siis peab ta oma südames kuulutama vande kehtetuks, kuna ta on sunnitud seda tegema. Siin ei tohiks meie seda ei naerda ega kuidagi arutada. See on nende, ütleme, traditsioon, nende kultuur ja nad elavad selles. Meie jaoks on kõige olulisem meie kultuur. Kõigil slavi ja aaria rahvastel on olemuslik joon, mida ei saa välja juurida. Nad on avati. Ükskõik millised rahvad, ükskõik milline nahavärv, ükskõik milline rahvus, nad on neid alati tajunud kui endaga võrdsed. See tähendab, et meie oleme inimesed ja nemad on inimesed, kuid samal ajal peame me elama ja töötama seaduste järgi, mille andsid meile meie esivanemad ja teised rahvad peavad elama ja töötama seaduste järgi, mille jätsid nende esivanemad. Ja kui me saame neid millegagi aidata arengus, siis me aitame, kui see ei tee meile. Kahju. Ja paljud rahvad tajuvad abi. Valgetelt inimestelt, slavi rahvastelt kui nõrkust. Kuigi tegelikult ei ole see nii. Mida ütlesid meie esivanemad? Uurida. Kultuuri. Uurida traditsioone, uurida teiste rahvaste uskumusi ei tähenda nende järgimist. Uurides teisi rahvaid, saame me teada nende mõtlemise ja käitumise viisi. Nii olles, kui nad ründavad, oleme juba poolenisti nende vastu relvastatud. Et kaitsta oma suguharu. See tähendab, et mitte rünnakuks. Vaid et anda väärikas vastulöök. Kui neil on selline ja selline käitumise ja mõtlemise viis, siis nad tegutsevad nii ja naa. Seetõttu, teades seda, loome. Tõkke, et see meieni ei jõuaks. Evolutsioon kehade tasandil meie planeedi tingimustes on suletud toiduahelasse ja sõltub energia täiendamisest paljunemise ja teiste olendite kehade söömisest.
See on väga vana madala taseme mäng, loomade maailmas täiesti harmooniline, kuna kehade areng toimub ellujäämise nimel võitlemise kaudu. Selles evolutsiooni lineaarse osas võib Charles Darwiniga täiesti nõustuda. Ja nüüd sellest, mida olendid, kes on valinud parasiitide tee, veel ei teadvusta. Härrad, te ei ole keha. Ei teie keha ega teie aju ei tee evolutsioonilisi korrektsioone. Teete järeldused kogemusest ise ja kehastate neid vastavalt oma vabadele tõelistele soovidele. Selle üle valvab iseloodus, kõigi kehade peamine arhitekt ja igal pool kohal olev elujumalanna Shiva. Tema, olles võimas ilmutamata jumalik olemus, premeerib kõiki vastava, keha ja hingega. Mina, kehastudes kehas, jään vaimseks üksuseks liigist ja olen mitte füüsilises universumis. Ma ei ela üle, see on surematu. Keha peab ellu jääma. Kuidas sa kehaga käitud, sõltub hingest. Hinge kasvatad sa ise moraalsete võitude kaudu, loomulikest instinktidest. Mängijad, kes on harjunud petma ja koguma energiat teiste teadmatusest, on huvitatud. Teiste teadmatusest. Selleks nad valetavad, hirmutavad, joovad, mürgitavad ravimitega ja zombistavad meedia abil. Kuid universaalse mängu olemus on evolutsioon ja tahtlik takistus evolutsioonile igas vormis toob kaasa kurjategija enda degenereerumise. Vastavuse seaduste kohaselt. See tähendab, et järgmine kehastus viib evolutsiooni tagasi, et õppetund läbida uuesti ja rangemates tingimustes. Siin ei aita mingisugune kasti kogumine. Slaavlased ja aarialased püüdsid seda sõnumit võõrastele rahvastele Midgardis edastada alates esimesest retkest Indiasse. Täna jätkavad nende järeltulijad seda missiooni, juhindudes südametunnistusest. Lõppude lõpuks on südametunnistus. Jumalik kohus, mitte korruptsiooniga võimu kohtusüsteem, mis võib areneda ainult absurdi suunas. Morlo, korralik linn, rahvaarv 6122 inimest. Mida ma siis tegin? Mitte midagi, saage kutse. Teie vastu on härra Jai Madison esitanud kaebuse surmaga lõppenud õnnetuse tõttu tema kassi Snickersi ees kohtumaja ees, aga ma ei ole siin kunagi olnud. 3 nädalat tagasi olin ma Louises rääkige kohtunikule, et ma just andsin kutse. Soovitan minna linna ja otsida endale advokaat, ta tuleb teile kasuks, aga kõigepealt parkige Maklin järve ääres. Muidu võivad nad esitada kaebuse õhusaaste ees. Jooksmine ja ilma loota tegutsemine on keelatud. Aga teil on advokaat. Olen advokaat Stanford 88. Aasta lõpetaja ja ma tean siit kõike. Kuulake, sõbrad, me loome teile valekorporatsiooni, et kaitsta teie sissetulekuid. Te vajate mitte lihtsalt advokaati, vaid head advokaati. Minu nimi on Maklin Part ja teised nimed ei ole teile vajalikud, ülejäänud on pettised. Part, Grabia, Jale 99. Linnakülalistele allahindlused me ilmselt võidame. Te ei tea juhtumist. Madisoni juhtum on väike asi. Külalised pidevalt provotseerivad. Jai Madisonil pole isegi kassi. Tal on allergia. Ma saavutan kergesti süüdistuse tühistamise. Tal ei olnud kassi, aga miks siis kohtusse kaevata? Sest ta saab. Mida? Kõik Morlove elanikud on advokaadid, nii et kõik kaebavad kõigi teiste vastu. Nii tagame õiguse teenida oma elatist oma ametist. Kas ma saan kaebuse esitada? Te olete teinud solvavaid märkusi linna aadressil, vaadake mu jalgu ja veel üks kaebus. Seksuaalne ahistamine. Richard Rusmit on midagi. Aga mille eest ei saa kaevata? Hankige mind, ma teenin $75 tunnis. Esimene tund on tasuta. Kaasaegne kohtusüsteem on turukaubanduskaalude ja raskustega. Sellega ei ole mingit seost õiguse mõistmisega, kuna kinni seotud silmadega ei näe sa paljud. See on põhimõtteliselt spordiala, mis põhineb konkurentsi, kaitse ja süüdistuse printsiibil ja südametunnistus on arvestamata kategooriates.
kuna erinevad rahvad maal on rikkunud oma esivanemate traditsioone ja segunenud internatsionalismi sulatuskatlas ning seetõttu moraalselt degenereerunud, pidi tekkinud rahvas vastu võtma moraalsete kokkulepete kogumi. Moraal tähendab sõna otseses mõttes kõikide surma, välja arvatud juristide, muidugi. Põhimõtteliselt on see surmaeelne kokkulepe, mille rikkumise korral toimub pöördumatu langus ja eetika on isiksuse mõisted. Ja teiste arvamustest sõltumatu. Selle sõna kujutis peegeldab liikumisteadmiste poole, seega ka muistuse olemasolu. Mida arukam on inimene, seda eetilisem ta on. Ja tema isikliku puutumatuse säilitamine on olulisem kui tema kehakaotus. Oh Jumala, milline madal karistus. Aga palun ütle mulle, et seda ei olnud. Palun ütle, et seda ei olnud. Loomulikult ei olnud. Sul oli vale nägemus. Ja sa saad sellele vanduda. Vandan. Rohkem ei vaja ma midagi. Slaaviari kultuuritraditsioon, vaatamata sajandite pikkusele allasurumisele, on siiski edastanud meile peamise tähenduse vaimse täiuslikkuse kuldse tee tõusmisel. Tegelikult, selleks me siin ilmas kehastume. Vito võrdleb džifaatne mesilastega, kes lendavad niidule, koguvad seal nektarit ja panevad. Kõik kokku ühte katlasse, sest luuakse mesi. Nii et see mesi või see nektar on kõigi universumite ilmingute kogemus või nimetatakse seda ka ingliteks. Inglia, ruun kannab endas mitmeid erineva sügavuse tõlgendusi. Üks neist on jumalika algse loomise tulekujutis. Vaimne süsteem, mida nimetatakse inglismiks, ei ole religioon ega mingi neopaabelik. Õpetus. See on meie esivanemate iidne uskumus, mis põhineb teadmiste ja kogemuste peal. Seega võtame pea kätte ja hakkame õppima, kuidas teha oma avastusi. Avastus on olemasoleva kujutise avastamine kogemuses, seega lükkame edasi, kasutame meelt ja mõistust, sest mõistus on esimene mõte või kujutis algallikast või koheselt leitud vastus. Loomulikult tingimusel, et oled lõpuks paigaldanud usaldusväärse rämpsposti tõrje ja ei vaja Kasperski teenuseid. Nüüd jääb vaid klõpsata. Mõte. Mõtlema tähendab võrrelda või ühendada kujutisi ja teha järeldusi. Alustades oma vaimset arengut, tõuseb noorem põlvkond suure rassi suguvõsast 3 usku astme kaudu. Need 3 astet koosnevad 9 õppetunnist. Esimene õppetund, kuula vaikust. Ava oma kuulmine ja silmad ümbritsevale maailmale ning vaata kõiki värvide ja helide mitmekesisust. Teine õppetund, kuula vaikust. Ava oma silmad kogu värvide ja helide mitmekesisusele enda sees. 3. õppetund, võrdle välist mitmekesisust ja sisemist mitmekesisust. Kas tahad teada järgmiste astmete kohta? Ära kiirusta, me tuleme nende juurde.
hiljem tagasi, ära kunagi tõuse järgmisele astmele, kui eelmine pole täielikult omandatud. Mis ootab sind sellel kuldses vaimse tõusu teel? Sind ootab teadmine. Kui sa selle ära tunned, siis tõenäoliselt ei soovi sa enam endiseks jääda. Kui valu ei lange. Kui valu ei õpita, kui valu ei lange ja kui valu ei kao täielikult. Päikese poolt soojendatud, vihmade poolt tapetud, seljad sadurdatud. Pimedad mitte löödud, kaste seisab. Tuulte poolt ristitud. Ma ei saa. Ma ei tea, mis lõpuks juhtus, kui me ei olnud jama, siis me ei oleks saanud seda teha, me ei oleks saanud seda teha, me ei oleks saanud seda teha, me ei oleks saanud seda teha. Me ei oleks saanud seda teha ja nüüd, nagu öeldakse, head teed ja vahetusteed. Küünlad unistavad, subtiitrid tegi Imatorsok. Hobused on ilusad ja silitavad poste. On lahendatud. Tõde on esitatud. Olgu sinuga armastus. Armastus on sul vajalik. See on sinuga. Armastus on sul vajalik ja hoolitsenda eest. Sest see on tõesti oluline. Selles videos räägin ma sellest, kuidas seda tööriist